Tervist! Minu nimi on Madis, olen ametilt tohter Tõstamaa kandis Pärnumaal, kuid tahaks rääkida oma hobist, see on kokkamine ja veidi täpsemalt leiva küpsetamine. Küllap iga asi on saanud alguse lapsepõlvest, nii ka minul. Mäletan, kui olin 3-4-aastane poiss, siis vanaema küpsetas pirukat ja minul anti võimalus veeretada väike kakukene. See oli väga armas, eriti see, kui väiksest heledast ainapallikesest sai ahjus suur kuldne kukkel. Aeg on läinud edasi ja väikestest kakukestest on saanud enam leivapätsid. Leiva tegemisega on niimoodi, et siin on nii palju kartusi. Kardetakse, et ei saa hakkama, ei kerki, läheb untsu, see on kõik väga keeruline. Julgustan, et keerulist ei ole midagi. Tõsi küll, leiva tegemine ei ole pannkoogi tegemine, et võtta jahu ja muna ja natukene piima ja juba 10 minuti pärast küpsetab, on võimalik pannkook siis valmis saada. Leiva tegemine võtab aega. Võtab aega tubli ööpäev, kuid alati ja kogu aeg ei pea olema leiva kõrval, leib saab enamus ajast ise hakkama. Tõsi küll, leiva tegemiseks on vaja muidugi kõige tähtsam on soojus, tahe ja võib-olla ka armastus. Ja siis see leib õnnestub. Ja see, mis saadakse, ei ole ainult üks toode, vaid see on midagi enamat. Saab ennast teostada, katsetada ja kui leib õnnestub, siis on rõõmu sellest endal ja ka teistel. Et julgen soovitada. Koduleib on maitsev ja tervislik. See on otsast lõpuni enda tehtud ja on päris täpselt teada, mis sinna sisse pannakse. Aluseks on muidugi retsept. Retsepti kogu, aga rukkileib ja üsna lihtne. Võtta 900 milliliitrit vett ja sinna juuretis 300 grammi. Segada, lisada rukkijahu 450 grammi. Kui on segatud juuretis, vesi ja rukkijahu 450 grammi, tuleb see jätta, ütleme, et 1 ööks parajalt sooja kohta. Kuskil temperatuur 30 kraadi ja homme hommikul saab jätkata leivategu. Siin on juuretis ja umbes 35 kraadine vesi. Juuretis 300 grammi ja vett 900 milliliitrit. Saame 450 grammi jahu. Kas vesi läks keema või? Numbri kaaluga on väga mõnus teha sellisi kodukondiitri ja pagaritooteid. Ei mingit mõistatamist, kas on lusikas tühi või pooltäis ja grammi, 454 grammi, päris täpne. See on rukkijahu pärit talumees Tõnult. Praegu siis mikser segab tainakonksuga juuretise, vee ja jahu, rukkijahu 450 grammi. Niimoodi tuleb selline parajalt püdel. Ütleme, et jogurti või hapupiima konsistentsiga eeltainas, mis jääb ööseks seisma. Ja niimoodi siis valmib
meie rahvuslik aare, rukkileib, hapendatud rukkileib. Nõndaks. Siin on radiaator. Radiaator on mingi 35-40 kraadi. Sama taina segamise pott ja rätik peal. Ja niimoodi jääb juuretisega segatud jahu ja vesi hapnema, ütleme, et 12 tunniks. Ja hommikul saab siis jätkata. Nii et leivakene, head valmimist. Tere hommikut, leivategu. Vaatame, mis toimub räti all. Vau, räti all toimub selline asi, et mullitab. See näitab seda, et käärimine on täies hoos. Ja seda, mida näha ei ole, see on lõhn. Ja lõhn on selline mõnus hapukas. Kes on vahetanud beebide, kes on rinnapiimal pepulappe, siis natukene umbes täpselt sama lõhn. Aga väga tähtis, et beebi oleks tõesti rinnapiimatoidul. Vaatleme lähemalt hapnevat tainast. Hapnev tainas on taas leivasegamismasinas ning praegu on tähtis moment see, et me peame võtma juuretise tagasi järgmiseks leivateoks. Väga hea töövahend on numbernäiduga kaal. Viime kaalu 0 ja valame siia 300 grammi juuretist järgmiseks leivateoks. Natukene veel. Mida rohkem juuretist, seda paremini leib kerkib. Veel tirtsukese. Nii. Paneme juuretise külmakappi, umbes 6-7 kraadi ja kuu aega ikka seisab. Aga leivategu jätkub. Ja üks asi, mis on edu alus, on rääkimine leivaga. Et see ei ole ainult jällegi mingi kalorihunniku kujundamine, vaid see on protsess ja looming. Aga viime kaalu 0 ja sool 30 grammi. Natuke rohkem, aga häda pole midagi. Nii, lisame suhkrut. On olemas ka leivasiirup, mida mul ei ole, aga suhkur umbes 100 grammi. Nii, veel natukene. Nii, fine. Suhkur 100 grammi. Ja üks hea maitseaine, köömned. Ja seda kulub üks 10 grammi siia leivateo kohta. Nii, 8, 9, 10 grammi. Segame selle kõik kokku, et suhkur ja sool lahustuks ja siis saame lisada jahu. Ja nüüd umbes 550 grammi rukkijahu. Ja talumees Tõnu on selle rukkikasvataja.
täpselt tuleb vajalik jahukogus siit kotist. 550 grammi. Taas masinasse. Ja nüüd järgneb juba põhileivataina segamine. Siin on umbes 2 kilo tainast ja järgneb siis kerkimine. Jällegi tuttavas kohas, sooja radika peal ja kerkimise aeg, 4-5 tundi niimoodi. Ja tainas on selline üsna keskmise tihkusega ja ega muud ei olegi. Kiidame veel kord tainast, et oled väga tubli ja kerki meie rõõmuks. Nii, paneme siis taina kerkima. Siin on meil vaatleja. Tainast tuleb siia pessa radika peale. Siin on talle soe ja ei kuku ümber. See ongi disainitud leivateoks, leivapesa. Tainas on kerkinud tund aega. Piilume, mis siin all toimub. Mulle tundub, et ta on natukene kerkinud. Aga vanarahva tarkus. Tainas ei salli tuuletõmmet. Et kerki rahulikult tainas edasi. Sul on parajalt soe siin olla. Ja äkki veel nii 3-4 tundi. Kui käpp saab terveks milli, siis saad sinna ka õue. Aga praegu haige käpaga koer ei lähe õue. Aga vaatame, kuidas väiksemad toimetavad. Oi, kindlus on võimas. Tee 4 meetrit lai ja 50 meetrit pikk on lahti lükatud. Aega kulus, ikka kulus, kõva 10 minutit. Lumi on parajalt sula, pakib väga hästi ning selle masinaga on täitsa lust ja rõõm seda tööd teha. Tegelikult klaaskatus on palju änksim, et ei hakka seda lumega katma mitmel põhjusel. Esiteks see võib olla väga tore, aga teiseks see on natukene ohtlik, kui see katus otsustab sisse kukkuda. Et praegune lahendus
on ikkagi katus ja valgust läbi laskev katus. Piilume tainast. Tainas on kerkinud nüüd 4 tundi. Ja vau, teda on märksa rohkem kui alguses. Aga las ta kerkib veel. Peab jõudma servani, et veel äkki nii paar tundi. Head kerkimist! Aga leivategu jätkub. Tainas on kerkinud nüüd 5,5 tundi. Ja kallis Tainas, ohoo, sa oledki jõudnud servani. Nii, ja nüüd pole muud, kui võtame Taina ja paneme ta vormi. Ja au on omada päris leivavorm. Ühes hästi varustatud majapidamises on muidugi olemas head leivavormid. Need vormid on saadud ühelt healt patsiendilt, kelle hea sõber töötas leivavabrikus. Ajal, kust töölt ikka toodi asju, mida sai tuua. Ja leivavabriku tööline, mis ta sai tuua? Sai tuua näiteks leivavorm. See oli väga hea vahend garaažis, näiteks hoidmiseks siin erinevaid vidinaid. Aga ikkagi asju on hea kasutada sihtotstarbeliselt, nii ka leivavormiga. Muuseas, praegu ma määrin ta kokku voimiksiga, sest või on hetkel kodust otsas ja siia riputan natukene jahu veel, rukkijahu. Ja meil tuleb 2 leiba. Teine vorm on siin. Nii, raputan veel väikse jahuudu siia sisse. Niimoodi. Kaalume meie leivataina üle. Ja 2700 grammi on koos potiga. See kaalub 600 grammi, 2100, et ütleme, et 1050 grammi tuleb arvestada jahu kummassegi vormi. Natukene segatud ja nüüd pole muud kui kilo 100 grammi panna siia vormi. Tainasse tuleb suhtuda täie respektiga. Tegemist on elava organismiga. Aga nüüd pole muud kui silume meie taina vormis ilusti siledaks ja seda võib teha isegi märja lusikaga. Ja muidugi võib seda teha ka märja käega. Võib-olla teemegi niimoodi. Sest puudutus on sügavama tähendusega. Ja leivapuudutus seda enam. Niimoodi. Sile. Ja nüüd torkame siia sisse mõned augud, mida nimetatakse nabaks. Nii. Ka. Tainas on seekord üsna selline vedel. Iga jahu on natuke isemoodi. Aga pole varem seda juhtunud. Vaatame, kuidas see asi siis õnnestub. Nii, aga paneme siia ka kaunistuse peale. Kuivaine tops aastast, mis ta on, 70, nimega Herkulo ehk Kirkules. Siin on kaerahelbed ja väike kihikene peale. Teeb selle asja pidulikumaks. Olen pannud ka seesami seemneid, aga hetkel ei suutnud neid leida. Küllap nad on otsas.
nii, aga väike kaerahelbe kiht teeb selle asja niimoodi pidulikumaks. Nii, ja minul on selline kogemus, et tõstan nad sooja ahju, leib ilusti vormis, ahju temperatuur on 50 kraadi. See kollane nurk ongi selle jaoks täis 50 kraadi. Ja nüüd nad võivad rahulikult siin kerkida umbes tund aega. Ja siis pole muud, kui keerata peale küpsetamistemperatuur ehk 180 kraadi. Aga nüüd, kallis leib, head kerkimist. Leib on kerkinud 50 minutit ja keerame küpsetustemperatuuri peale. Meie pätsikesed näevad välja sellised, aga nüüd on aega tund aega. Leib on küpsenud 10 minutit ja ega praegu teda segada ei tohi. Ta on kerkinud ja kerkib veel. Aega on 50 minutit. Nii. Leivake on olnud ahjus 3 tundi. Aeg on jäänud välja võtmiseni 17 minutit ja piilume natukene. No seal leivakene on. No, nüüd on kooruke olemas. Nüüd ta peab ainult küpsema veel. Nii, ütleme, et 5 minutit enne küpsetuse aja lõppu keeran ahju temperatuuri maha. Ta hakkab ise jahtuma, aga piilume meie leivukesi. Leivukesed on seal. Tubli. Nii, aeg kukkus ja võime võtta leivukesed ahjust välja. Tere leib. Ja järgmine leib. Leivukest. Nii. Nüüd tuleb leiba natukene niisutada. Selleks on ka pritsupudel, aga pritsupudel on ei tea kus. Esimene leivukane on siis leivalaual. Vaatame, kuidas ta alt välja näeb. Parajalt kerkinud. Kuidas põhi on. Ka nii nagu vaja. Külje pealt on ta täitsa hea pehme ning koorukene on ka pehme. Seda veel natukene niisutame ja paneme talle märjaräti ümber. Aga nüüd leib peab järel valmima. Mõned tund, siis on ta valmis lõikamiseks ja söömiseks. Ka see leivukene on päris kena. Nii. Paar tundi leivakesed seisavad ja siis on valmis söömiseks. Nii, pidulik moment. Leiva lõikamine. Nii. Vaatame siis leiva lõikepinda. Umbes nii nagu tulema peab. Vaatame huvi pärast palju üks leivaviil kaalub. 65 grammi. Ja selline leib annab umbes 200 kilokalorit 100 grammi kohta. Või 240 umbes. Ausalt öelda see on leivategijale armsaim vaatepilt.
läheb kui soe leib, et piigad üksteise võidu käisid viilusid lõikamas, aga see ongi söömiseks. Nii, tahaks istuda, aga jälle on meil üks valvekass siin. Nii, emand Mirri, palun. Luba, ma istun siia. Aitäh! Nii, aga kas pole armas vaatepilt? Koduleib, Eesti riik ja võib olla õnnelik. Muuseas, leib, rukkijahu on siit kandist pärit. Piim tuleb piimatädilt. Seal on lapsed ja võiks olla õnnelik. Muuseas, värske leib või peale ja klaas piima ning õhtusöök missugune. Rohkem ei olegi vaja. Ja kodune leiva tegemine, see ei ole ainult üks kulinaarne toode, vaid mõtleks, et midagi enamalt. Aja sisustamine, ise tegemine ja saame leiva, mis on tegelikult meie rahvale väga oluline. Et jätku leib!